Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on teie lemmiksaade Elektritool. Nagu ikka siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult piinad, pisarad ja kapsad. Meil on täna külas väga eriline persoon. Ta on poliitik, ta on ema, ta on tiktokker, ta on endine Valga valla vanem, ta on Riigikogu liige, ta on Ester ja ta on Karuse ja ta on juba siin. Tšau Ester! No tere! No tere tulemast! Aitäh sulle, et sa julgesid tulla. Meil on, nagu sa juba tead, on väga lihtsad reeglid. Meil on 11 küsimust, kõige odavam on 5 eurot. Ja kõige kallim on kuskil siin, see peaks olema 50 eurot, siin see on. Kui sa vastad küsimusele, siis raha läheb võidufondi. Kui sa ei vasta küsimusele ja sa ei pea vastama küsimusele, kus see tundub liiga terav, liiga isiklik, mis iganes, ei soovi, on ju, ei pea seda tegema. Siis see raha lihtsalt põleb ära ja midagi ei toimu. Meil on heategevussaade. Kas sa mõtlesid juba, kuhu sa tahaksid raha annetada? Jah, ma mõtlesin, et ma olen muidu olnud selline väga loomasõber, aga nüüd, kui mul on endal 2 last, siis kõik lastega seotud asjad, nii et selle raha siis annaks Tallinna lastehaigla fondile. Sobib. Ja ma arvan, et me võime alustada kohe. 5 eurot. 5 eurot. Palun. Kui raske on Valgast välja murda ja üle Eesti edukaks saada? Kas tunned väike linnakompleksi? No, väga huvitav küsimus. See, mis ma ise nagu noortele olen rääkinud hästi palju, mul on õnneks olnud võimalus ka käia näiteks koolides või siis oma kodulinna noorte erinevate organisatsioonidega kokku saada ja neid näiteks Riigikogus külla kutsuda ja töövarjudeks ka muideks, et ma hästi palju nagu püüan julgustada just võtma võimalustest kinni ja ma arvan, et see on üks selline oluline osa, et sa ise nagu leiad neid võimalusi noorena ja võtad neist kinni, julged katsetada ja olla lihtsalt aktiivne, et selles mõttes ma arvan, kui sa oled aktiivne, ükskõik oma hobis või muudes tegemistes lööd kaasa kodulinna tegemistes, siis see annab sulle nii palju kogemust nagu järgnevaks eluks, et sellest nagu on nii palju abi ja kasu, et ma tahaks mõelda niimoodi, et vahet ei ole, kus kohas sa Eestis elad, kus kohas sa paikned, et kõigil on võimalus ja ma arvan, et üldiselt nagu... Kas see on tõsi? Ma arvan, et Eesti on selline riik. Okay. Ma just ise kusjuures loen ühte seda Sanna Marini raamatut ja seal on ka ju vaata niimoodi, et temast sai maailma noorim peaminister ja suhteliselt sellisest nagu keskmisest perest või tavalisest perest on ju, et ei ole nagu kuidagi moodi eliit või et suhteliselt väikesest linnast ka pärit, aga kõik on nagu võimalik selles mõttes ja ma arvan, et meil on üldiselt selline ühiskond, kuigi viimasel ajal on ikkagi see ebavõrdsus ka suurenenud, mis on väga halb. See võtmeküsimus on haridus, huviharidus ja siis see aktiivseks nii-öelda olemine, et sa ise nagu püüad võtta neid võimalusi. Aga kusjuures üks huvitav fakt ka, lihtsalt ma pean selle ära ütlema, et meil oli nüüd üle-eelmine aasta oli Valga gümnaasiumi kokkutulek ja praegusest Riigikogu koosseisust on lõpetanud vist 5 inimest Valga gümnaasiumi, kui mitte 6. Selles mõttes Tallinna ja Valga elu, muidugi need on nagu erinevad. Ja paljud nagu kuidagi on nagu mitte halvas mõttes naernud minu üle, aga lihtsalt kui näiteks kolleegid Riigikogus, siis kuidagi see on kohe välja paista vist, et ma olen... Kuidas siis? No ma ei tea, võib-olla ma olen otsesema ütlemisega ja siis võib-olla see on veidi ehmatav mõne... Aga ei, see ei ole midagi nagu sellist. Ei ole mingit halvaks panu saanud. Ja. Aga olemas. 5 eurot. Yes! Nii. Ja juttu jätkub kauemaks. Jaa. Okei, võtan nüüd selle kauge. Selle. Nii, vaatame, mis siin on. Nii, ületasid uudiskünnisega sellega, et tellisid varakult Vabariigi aastapäeva vastuvõttu jaoks kleidi, kuid kutset ei tulnudki.
mis sai sellest Liina Steini kleidist ning kui palju oled kokku kulutanud raha esinduslikule riietusele? Ma ei tahtnud kuidagi seda uudiskünnist ületada. See oli igal pool, ma pean rõhutama. Oli küll, et teatavasti on ju niimoodi, et Riigikogu liikmed on igal aastal siis kutsutud presidendi pallile või presidendi vastuvõtule või vabariigi aastapäeva vastuvõtule, kuidas keegi tahab nimetada, eks ole. Ja siis loomulikult see on selles mõttes ju suur asi, absoluutselt, et see ei ole kuidagi niimoodi mööda minnes, on ju. Ja mind ju valiti siis 2023 aastal siis Riigikogusse ja ka see on suur asi, et see ei ole ju kuidagi iseenesest mõistetav. Ja loomulikult nüüd väikelinna tüdrukuna, et toome selle mängu jälle, on ju. Loomulikult ma tahan olla välja peetud, viisakas ikkagi ja on ju. Ja mitte kuidagi moodi kiirustada nüüd, et nädal aega ennem otsida kuskilt, kus ma nagu see tavaliselt käibki. Et kus kohast neid otsitakse, kes mis ja igal aastal on ju, sa ise ka vist hindad neid, kes kus mida kandis on ja neid on ju aastad, see on juba aastaid ju kestnud on ja kuidas hinnatakse siis, kes mida kandis. Ja siis mina ka mõtlesin, et et Liina Stein vist oli nagu lihtsalt nii-öelda kõrvu jäänud ja siis mõtlesingi, et miks mitte sealt siis läbi minna detsembrikuus juba ja küsida. Ja ma olin vist isegi, ta ütles, et ei ole nagu väga palju vist tema poole pöördutud, aga samas nagu ei tuntud ka, et kuidagi liiga vara oleks. Siis rääkisime ja tõepoolest tegin ka tellimuse ja siis see protsess läks käima ja siis ma ei tea, uuel aastal kunagi, siis helistati mulle. Vist oli Kroonika, kes helistas ja küsis, et kuidas siis mina sellesse suhtun, et kõiki Riigikogu liikmeid ei kutsutagi või et kas ma tean, kas kutsutakse või ma olin täiesti nagu hämmingus. Väljendasingi kohe otse, et oota, mis asja, et mina ei tea sellest küll mitte midagi, et kuulge, mul on kleit juba ära tellitud, et oligi niimoodi ja siis sellest siis saigi see uudiskünnis on et üks väljaanne ja teine väljaanne ja see oli hakkas kerima. Kuule, ma saan ju aru, selles mõttes ajakirjandus ju töötabki niimoodi, et on millest kirjutada ja see on ju palju põnevam teema, kuigi võib-olla vähe olulisem. Ma ise tõesti, see on väga vähe oluline, mis seal vahet on. Ja siis, mis sellest sai, ma lasin ta teha niimoodi, et kleidi osa või seeliku osa tähendab on siis ühes tükis ja podi osa on siis teises tükis ja lasin sinna püksid juurde teha, nii et ma saan podi kanda siis uute pükstega ja põhimõtteliselt saab seelikut ka kanda. Recycle. ja ma ei ole seda tegelikult kusagil peol veel kandnud, nii et ootab oma päeva. Jah, miks mitte? Sest et järgmine kord, kui mind ikkagi kutsuti, 4 aasta jooksul, siis ikkagi üks kord vist kutsutakse, mina sain niimoodi aru, siis ma valisin juba ühe teise kleidi. Okei. Kas see oli suur pettumus? See oli nagu üllatus, ütleme, suur üllatus, aga ilmselgelt ta ei olnud nagu positiivne üllatus, et jess, mind ei kutsutud on ja et ma ikkagi ootasin seda, ilmselgelt ma ootasin, sest ma ju valmistasin selleks. Aga kindlasti mitte mingi, et ma nüüd nutsin kodus, ei, kindlasti mitte, et see on ju presidendi otsus ja lõpuks, nii on. Nii, ja kui palju siis oled kokku kulutanud esinduslikele riietusele? Kes seda teab ja kui praegu on sellest võimalust nagu rääkida, siis ma ütlen, et see riietus ei pea olema kuidagi moodi nagu kallis, aga ta selles mõttes peaks ikkagi olema korrektne, puhas, et riietus on tegelikult oluline. Aga muidugi, kui on võimalus, siis ma eelistan muidugi kvaliteeti. Jah, aga see maksab ka. Kindlasti. Maksab, aga see on nagu, mina küll tunnen kohe nagu käe all kõik need materjalid, et see on ikka väga suur vahe. Aga kui ei ole seda võimalust, siis lihtsalt korrektne, puhas, et selles mõttes. Minu meelest see on oluline, et sisu on oluline, aga vorm on ka oluline. Sobib? Olemas, 5 eurot. Yes. Meil on juba 10. No nii, järgmine 5 siis. Järgmine. Teed aktiivselt sotsiaalmeediad ja jagad Instagramis palju eraelulisi fotosid. Kuidas sulle tundub, kas näiteks eksootilistes riikides klõpsatud bikiinifotod ei mõju poliitiku kuvandile ja tõsiselt võetavusele? Jaa, väga hea küsimus. Tead, ma olen nad nagu selles mõttes lahus hoidnud, ma ei tea, kas see on õige või vale, et ma ei ole selline mingi ülistrateegiline inimene.
et ma pean nüüd näitama seda ja toda ja et Facebookis mul on oma poliitikukonto ja seal ma jagan küll vahepeal ka selliseid koerast ja lastest ja selliseid mingi vaba aja tegevusi, aga mitte eksootilisi bikinipilte, seda ma seal ei tee. Et see on siis Facebook ja see on nagu poliitikukonto ja see on nagu töökonto, aga Instagrami ma olen tegelikult nagu poliitikast hoidnud lahus, sest ma nagu ei viitsi seal väga jagada mingit, et käisin, ma ei tea, siin või seal või selles mõttes natukene, aga mitte mingit igavat sisu, et mingit, kandsin täna eelnõu ette, et ma arvan, et see Instagram nagu ei ole päris kuidagi see keskkond, et see ongi nagu tegelikult minu isiklik seal konto ja siis ongi see, et aga seal on ju ka ikkagi jälgijad on ju, et kuidas siis nende bikini fotodega on, et ma ei teagi, et peab mõnelt targemalt küsima, kas peaks midagi ümber tegema, aga ilmselt ta mõjutab natuke, aga ma tahaks lihtsalt loota, et need inimesed, kes nagu seda jälgivad, et mina olen ju samamoodi tavaline inimene, et mis siis, et nagu nii-öelda töövaldkond on teine, aga samamoodi, et rannas käin ikka bikiinidega ja ma mäletan, kui ma vallavanem olin, Valga vallavanem, siis oli ka ma läksin võtsin endale saksa lambakoera, ta oli veel väike ja siis ma läksin ujuma sinna kohalikku Läti Valka ühte Veskjärve ja siis loomulikult ujukatega, eks ole, ja siis oli ka uudis, et Valga vallavanem viskas riided seljast või mingi selline asi on. Et saad tähelepanu, aga mis seal ikka, Saab hakkama, 5 eurot olemas. Meil on 15 juba. Nii, kas võtame viiekat? Ja veel üks viiekas siis. Teie peres on autodel väga silmatorkavad registreerimismärgid Karuse 1 ja Karuse 2. Ja Karuse 3. Ja Karuse 3. Väike update. Oled ise öelnud ühes intervjuus, et need tõmbavad tähelepanu. Küsimus, milleks sul seda lisatähelepanu vaja on ja kui palju märgid maksma läksid? Ja see on tõesti väga hea küsimus, nagu milleks tõesti. See on väga hea küsimus. Aga tegelikult A-Karuse on siis minu isa ettevõte ja see on siis asutatud 93. aastal. Ja umbes seal kandis vist isa siis ostis või võttis, nii-öelda ostis on ju, need numbrimärgid ka. Ehk siis see on väga ammu aega tagasi. 90, ma ei tea, 4., 5., 6. aastal umbes niimoodi, et ma mäletan ühesõnaga vana aja auto seal 90-ndatel, millega ta sõitis, et siis oli juba Karuse 1 oli see numbrimärk. Nii et need on nagu sellest ajast selles mõttes. Et sellest on saanud traditsioon. Et Karuse 1 oli siis isal ja Karuse 2 oli emal ja siis mingil ajal ema siis pärandas selle mulle või ütles, et tead, sa võid selle endale võtta. Aga loomulikult on tulnud selles mõttes neid mingeid asju ette, kus politsei peab kinni ja mitte kusjuures mind, minul ei ole olnud, aga eks ikka vaata, kui mingid möödasõite teed on ja, mitte see, et ilmtingimata peab kihutama, ei mitte seda, aga lihtsalt kui teostad möödasõitu ja kellegile võib-olla ei mahu see pähe või kuidagi ei mahu hinge, et siis on ju lihtne lugeda, Karuse 1 on ja teeme ühe kõne, et mingid sellised asjad, aga tõesti, tegelikult ma ei oska kas see ei sega? Vastata, et miks mul seda lisatähelepanu vaja on. Kas seda on vaja? No tegelikult ju ei ole vaja, jah. Aga eks ta, ma ei tea, on jäänud ja... Et kuna ema ei soovinud, siis ma olin väga rõõmus, et ma sain selle endale. Aga niimoodi, nüüd on nagu aeg muidugi vaata muutunud, on ja. Et võib-olla ongi see, et... Aga ei, et siis nii on. Olemas 5 eurot. Meil on juba 20 olemas. Nii. Võtame selle. Üks sinu TikToki vaadatumaid videoid on see, kus sa esitad Hendrik Johannes Terrasele küsimuse umbusaldusavalduse arutelul. Sa küsisid, kuidas ta tajub muresid ja valu, mida väiksemate piirkondade elanikud kogevad. Küsimus, kuidas üldse saavad poliitikud, nagu ka sina, kelle ametlik kuupalk on üle 6000 eurot ning kes elavad jõukad elu ja puhkavad palil, neid muresid päriselt mõista? Jaa.
jah, see on oluline küsimus selles mõttes, et absoluutselt. See on see küsimus, mida tavaliselt kommentaarides näeb väga palju. Ja, muidugi. Ma esiteks tajun seda, et tõepoolest vahel ei olegi seda aru saama, miks Valga inimestel on seda pangakontorit vaja. Et ma ei saa aru, et kuna sa viimati ise pangakontoris käisid, et mis sa teed seal? Ja nii edasi, et sellised küsimused. Et siis ongi see, et kui sa ise sellesse ei usu, et seal need asutused peavad säilima, ehk siis mitte ainult pangakontor, aga ka postipunkt on ja pank, pangaautomaadid, pangakontorid siis on ja teised ka riigiasutused, näiteks autoregistrikeskus, mis meil kunagi taheti ära kaotada ja teised siis asutused ka, siis siis sa ei saagi selle eest ju võidelda, kui sa ise ei usu, et mis seal vahet on, et kõike saab ju tänapäeval teha internetis ja kui sa ise juba usud niimoodi, oled noor inimene, siis ongi keeruline mõista nüüd seda pensionäri või vahet ei ole, kas või ettevõtjat on ju, et alati ei olegi see valu, et ma pean sinna pangakontorisse minema füüsiliselt, vaid lihtsalt see moraali küsimus juba, et kui kõik nagu pannakse kinni ümberringi, kõik tõmbavad igalt poolt kokku, siis see ongi moraali küsimus, et miks siis mina siin Valgas veel olen. Aga üldse poliitikud, see ongi igaühe, ma ei tea, kas südametunnistus või asi, et mina ikkagi elan Valgas ja mina olen nädalavahetuseti siis, lihtsalt ma ei saa, ütleme esmaspäevast neljapäevani ma olen Tallinnas, aga ülejäänud aja ma olen Valgas, ma olen Valgas volikogus, et ma tean ka nagu sealseid muresid, probleeme, et selles mõttes ma ei ole kuidagi nagu Valgast või üldse nagu Kagu-Eestist või sellest nagu kuidagi võõrdunud, et ma tulin nüüd Tallinnasse, ma olen nüüd Tallinnas, on ju, et seda ei ole. Et esiteks siis see aitab kaasa, on ju, et kui sa ikkagi oled seal, siis sa näed neid muresid, tead neid muresid ja Kas teil Terrasega on mingisugune konflikt olnud ka või see oli nagu tavaline päev Riigikogus? See oli pigem tavaline päev Riigikogus. Ma arvan, et... Sest see tundus hästi intensiivne. Okay. See, kuidas sa küsisid seda küsimust. Hendrik on viimasel ajal kuidagi nagu tujust ära olnud või kuidagi kindlasti nagu ministri töö ongi väga raske, et väga palju muresid on nagu kaela langenud, aga muidu meil õnnestus koos käia siis Ameerika Ühendriikides visiidil. Igati tore inimene on selles mõttes ja ka laia silmaringiga. Et me pidime siis Eestit seal tutvustama ja siis oli hästi tore kuulata teda näiteks. Ma nagu sain ise ka targemaks, et mis meil kõik nagu IT vallas on ja me Eestist ikkagi tutvustame ju, et ID-kaardiga saab kõike asju teha ja me oleme sellised tiigrihüpe on meil ja IT-riik ja väike riik ja kõik ja et meil oligi nagu noor peaminister kunagi Mart Laarina, et oleme nagu väike riigina suutnud nagu kiiresti teha mingeid muutusi ja otsuseid ja asju ja siis need Ameerika inimesed nagu vaatasid, kuidas see võimalik on, et neil on niimoodi, et neil nagu muutusteks läheb nagu mitukümmend aastat. Ütleme, minu nagu südameasi ongi regionaal ikkagi mured ka, on ju, sest ma olen pärit Valgast, on ju, et Valga, Võru, Põlvamaa on need piirkonnad, need on kõik lähevad tema nagu haldusalasse. See ongi see rongimure, mis meil seal oli, et rong enam ei sõida normaalsel ajal Valgast Tartusse ja need mõjutavad kõik inimesi. Ja siis lõpu küsimus, mis siin on, et kuidas sa nagu tajud seda, siis ongi, et kohtumist, hästi palju ikkagi peab kohtuma inimestega ja võtma neid muresid ka tõsiselt. Et mitte nagu kuidagi alavääristama või, et mis see, ei, meil on siin tähtsamatki teha. Ma nagu tunnen seda ka kuidagi, et kuidagi naeruvääristatakse neid, ma ei tea, kas või näiteks Nursipalu küsimus on ja, et ei, meil on ikka riigikaitse siin ja me ikka seisame selle eest ja mis te seal õiendate, et te olete sellised poolhullud nagu, tembeldatakse kuidagi kohe poolhulluks nagu. Ma ei tea. Olemas? Olemas? 10. Keeruliseks 30 olemas. Nii. Järgmine. Mis sest, et keeruliseks? Siis 10. Nii. Mis seob sind Katrin Lustiga? Saateid ja ajakirjanikke on palju. Miks sind nii tihti just Kuurijas näha sai? See oli tõesti mingis, mitte lähiminevikus, aga natuke aastaid tagasi. Aga muidu meid ei seo mitte midagi muud, kui ongi see telesaade, mis ta teeb, eks ole.
et Katrin Lust nagu mina tean, siis ta kutsuti Valka mingit lugu tegema. Ja see oli 2019 aastal. Jah, ma arvan, et see oli 2019. Ja ta tuli volikogusse siis seoses selle looga. Ja siis ta küsis vist, minu isalt küsis paar küsimust, ta oli volikogu aseesimees siis, et siis ta küsis minult ka vist paar küsimust ja ühesõnaga see lugu nagu läks seal edasi ja selles mõttes see kontakt nagu oli loodud ja siis tuli mingi järgmine lugu, aga jällegi mitte nagu minuga seotud, mitte minu isaga seotud, vaid toonase vallavõimuga seotud seal siis ja siis 2020. aastal hakkas see võim seal nagu vaikselt lagunema on ja siis ühesõnaga ta käis mitu korda meil volikogus, Valga valla volikogus ja siis see kontakt nagu sai sealt selles mõttes loodud on ja et ta nägi, et ei ole ainult need, kes teda kutsusid sinna Valgast siis nagu lugusid tegema, vaid on mingid teised volikogu liikmed ka ja räägivad mingit teist juttu kusjuures, mitte nii nagu need, kes kutsusid ja siis 2020 aasta ja ma saan aru, et ta ei saanud selle eelmise vallavõimuga nagu nii-öelda väga läbi, et ega teda sinna vist ei oodatud nii väga, et nii nagu ikka on ja pannakse uks kinni ja öeldakse, et ei, meie kommentaari ja siis nad ajasid vist ikka seda toonast vallavanemat siis taga kuskil seal ja aga siis 2020 valiti mind siis Valga vallavanemaks ja siis oli tõesti lugu, selline lugu, et noor vallavanem on ju Valga vallavanem ja see oli üllatavalt positiivne jah. Ma ise ka nagu kahtlesin, et et mis siis nüüd, et miks, aga lihtsalt nii-öelda tuli lugu, et näed, eelmine vallavanem oli selline, kes ei tahtnud meiega rääkida ja nüüd on noor 27-aastane vallavanem. Palju sõbralikum. Palju sõbralikum, kes tahtis meiega rääkida. Ja siis, aga eks neid Valga teemasid, ongi niimoodi, et kuna ta juba Valgas käis paar korda, siis nii palju, kui ma nagu aru sain, siis ega inimesed kirjutavad ise, et kuule, meil on selline asi ka veel siin, selline asi ka veel siin ja siis nüüd ta käis vist jälle Valgas, eks ole. Seal oli see traagiline tapmisjuhtum, et selline värk, jah. Jah, olemas, 10 olemas. Jah, just. Nii. Siis 10. 10. Mis on olnud kõige raskem selle juures, et oled riigikogulase töö kõrvalt ka 2 väikese lapse ema. Kas Eesti töökultuur soosib emadust ja kas sa oled kunagi kartnud, et poliitiku elaga kaasnev kriitika võib mõjutada ka sinu lapsi? See töökultuur on küll kindlasti saaks parem olla, selles üldiselt nagu igal pool ja ma arvan, riik peaks nagu alustama ise sellest. Et kui ma olen näiteks mõnes Aasia riigis ka käinud nagu ütleme visiitidel, siis ma ei tea parlamendi hoones või niimoodi, siis seal on huvitav, et seal on selline imetamistuba kohe olemas ja tead, see silt juba teeb nagu südame soojaks, et oi kui armas, sest tegelikult see on nagu päris ropp. Selles mõttes naised teavad, ma arvan, et või nagu need naised, kes on seda läbi pidanud elama või kuskil mis iganes, et kui sa tahad, ma ei tea, rinnapiima näiteks pumbata, siis kuhu sa lähedki sinna tualetti põhimõtteliselt istuma sinna vetsupoti peale. Üldse selline töö ja pereelu ühildamine, ega siis koosolekutele, lapsed pole muidugi oodatud või selles mõttes, ütleme, suuremad lapsed võib-olla isegi on, et mingid sellised natuke vabamas vormis koosolekud, kus laps seal saab omaette joonistada või midagi, aga täitsa arusaadav selles mõttes. Ja mis on kõige raskem olnud, ongi see ikkagi ühitamine ja ühildamine, et selles mõttes, kui ühele poole läheb liiga palju kaldu, et lapsi nagu ei näe või mitu päeva nagu oma lapsekesi ei näe, et siis ikkagi tuleb igatsus peale ja peab ju siis kuskilt leidma selle nagu aja, et peab nagu laveerima, ütleme niimoodi, praegu eriti, sest väiksem laps on siis mul 8-6-eks sai. Nii et üsna väike veel, jah. Aga muidugi mind aitab kõige rohkem elukaaslane ja minu siis ema, kes aitab siis lapsi hoida ja hoolitseda. Ja nad ei ole ka hetkel siis minuga siin Tallinnas, et ma nagu sõidangi ise lihtsalt rohkem
siis Lõuna-Eesti vahelt. Et jah, muidu ma oleks Tallinna lasteaeda pidanud panema ja ühesõnaga jah, ja elukaaslane töötab jälle Lõuna-Eestis ja noh, ühesõnaga selline natuke keeruline nagu. See kõlab väga keeruline. Jah. Emotsionaalselt ka ju. No ikka jah, selles mõttes. Noh, aga siis peabki nagu võtma jälle teiselt poolt selle aja. Et Riigikogus on ju istungite vaba nädal ka, et siis on nagu võimalik olla selles mõttes ikkagi lastega igal juhul nagu rohkem on ju. Kas sa oled tundnud või kartnud, et see kriitika võiks kuidagi mõjutada ka sinu lapsi? Kõik see, mis me oleme juba siin rääkinud. Tead, praegu ma nagu ei tunne seda, ega võib-olla ei karda ka seda ja normaalsed inimesed on ümber ka, siis on nagu okei. Aga ma ütlen, et tulevikus, kui lähevad kooli, seal ega läbi lapsevanemate ju kõik see käib. See on selle laps, see. Ja siis mõni laps ütleb, et ma ei tea, sinu emme ja sinu issi ja mis iganes, et selles mõttes seda selleks kas sa vaatasid uudiseid? Ja näiteks on ja selleks ei pea isegi Riigikogu liige olema, vaid lihtsalt nagu, aga muidu üldiselt igal juhul see töökultuur ja kõik see võiks kuidagi parem olla tõesti. Aga riik peab alustama ju sellest, sest miks mõni eraettevõtja peaks nagu alustama sellest, kui riik ei näita eeskuju. Eriti veel praegu, selles mõttes praegusel olukorras, kus meil sünnib kahjuks lapsi järjest vähem, et siis kuidagi nagu, et me oleme vähemalt toetatud selles kõiges. 10. Olemas. 4 küsimust jäänud. No. Nii. No võtame 15 on ju. Ja. Nii, põnev küsimus. Keskerakonna olles olid automaksu vastu, kuid pärast partei vahetust hääletasid sa Riigikogus automaksu poolt. Kuidas selgitad nii kiiret seisukoha muutust? Milliseid sinu väärtused on veel nipsud muutunud? Tegelikult ma arvan, et see automaks, mis siis, et ma selle poolt hääletasin, see ei tähenda, et ma ei võiks sellest arvata, et see ei ole nagu päris õige. See ei ole päris õige. See ei ole päris õige. Ma kasutan võimalust. See ei ole päris õige. Esiteks registreerimismaksu ma kaotaks nagu kohe ära, see on täiesti mööda. Selles mõttes see pärsib juba praegu minu meelest kasutatud autode müüki, nagu kasutatud autode müüki. No rääkimata siis uutest autodest veel on ja. Et see lihtsalt on kuidagi proportsionaalselt nagu väga imelik, kui sul auto väärtus on näiteks, ma ei tea, 3000 eurot midagi või 4000 eurot, mis iganes, siis sa tahad seda müüa, siis see uus omanik peab seal maksma mingi 1200 eurot või mis iganes on ju, siis vaatad. No jah, okei. Et kas kuidagi teisiti ei saaks, et me ei kirjuta siis minu nimele või las ta jääda sinu nimele, et aga müüd mulle ikka ära, aga nii, ühesõnaga see ei käi nii, et see on selles mõttes jah, segadust tekitav kõik see, aga iseenesest ega alati on niimoodi, et on erinevad nagu seisukohad, et näiteks mina olen automaksu nagu mingis mõttes automaksu poolt, aga mitte sellise automaksu poolt, nagu ta praegu meil on. Ehk siis minu arust võiks olla näiteks luksusautodele nii-öelda maksustatud siis, et need, kellel on võimalus osta veidi kallim auto, et siis need ka leiavad oma rahakotist nagu veidi, ma ütlen veidi, mitte ka mingi üle maksustada inimesi, et see on ka jälle nagu tekitab inimestest väga palju vastumeelsust, mida ma nagu oma tutvusringkonnas ka kohanud. Aga asjad ei käi kahjuks niimoodi, et mina arvan nii ja kõik teised arvavad ka nii. Aga miks sa ei hääletanud selle vastu? Ja, no sellepärast, et seal on niimoodi, et kui sa oled põhimõtteliselt koalitsioonis, siis on väga keeruline nagu hääletada millegi vastu. Öelda, et mina teiega seda mängu ei mängi, ma hääletan selle vastu, siis järgmine kord võib niimoodi olla, et need Valga teemad või need Kagu-Eesti teemad. Ei, neid me üldse siia lauale ei võta. Et paratamatult, ma olen nagu püüdnud seletada ka, et see on justkui nagu see mäng, ma ütlen jutumärkides mäng, et poliitika ei ole nagu mäng. Üks inimene sai ükskord pahaseks, et see on mäng teie jaoks on ja siis ma olen ka nagu püüdnud, et see ei ole mäng minu jaoks, meie jaoks, aga lihtsalt on niimoodi, et erinevatel erakondadel on mingid asjad, mis nad soovivad ära teha ja näiteks sotsiaaldemokraatlikul erakonnal oli tollel ajal, valitsuses olles, oli väga oluline Robin Hood. Ühesõnaga tulumaksu jaotatakse ümber niimoodi, et rikkamad omavalitsused peavad siis
maksma oma eelarvest veidi ära, siis nendele, kellel on pensionäre siis rohkem nii-öelda elanikkonnas, näiteks Valga vald on üks suurimaid võitjaid sellel eelnõul. See tähendab seda, et vaata, kui maksumaksjaid ei ole piisavalt, aga näiteks pensioniealisi on väga palju Valga vallas on ja siis tulusid on ka vähe Valga vallas. Aga Valga vallal on ka vaja samamoodi teed, tänavad korras hoida ja kõiki muid nagu sotsiaalteenuseid, haridus on kõige suurem kulu on ja. Et siis ja on siis rikkamad vallad, kellel on seda nii-öelda puhvrit rohkem, ehk siis nad saavad investeeringuid teha ja nii edasi. Ja siis nende eelarvest siis natukene jagatakse ümber. Loomulikult Tallinn oli selle vastu, loomulikult, sest ka neil on selles mõttes suuri investeeringuid vaja, et siin käib ju teistsugune elu. Aga siiski, sotsid olid nagu selle pooldajad, mina ise olen ka selle pooldaja ja siis ongi niimoodi, et üks erakond tahab ühte asja, aga teine erakond tahab teist asja, lõpuks need maksutulud peavad kuskilt tulema ja siis niimoodi ta nii-öelda välja kukkus. Aga ma arvan, see on vale, mis nagu räägiti seal, et see on mingi keskkonnameede ja ma ei tea, sellist lolli juttu, ma arvan, pole ka nagu mõtet ajada. Et täna ta ju minu meelest ei ole väga nagu keskkonnasõbralik või selles mõttes, et pigem nagu maksutulu oli ilmselt vaja saada, mitte nagu, jah. Et aga üldiselt näiteks minu automaks on siis aastas on 320 eurot. Et minule on see jõukohane loomulikult, aga näiteks maainimestel on see tegelikult väga ränk, eriti paljullastelistele, kes maal elades sa ei saagi nagu muud moodi, kui päriselt sul peabki olema auto, et last kooli viia ja nii edasi ja kui sul on palju lapsi, siis sul ei saa olla mingi väike punsi auto, vaid ongi suurem ja maal elades veel pluss võib-olla natuke kõrgem ja natuke võimsam aga õnneks nüüd tehti see laste eest see soodustus, et see on nagu hea selles mõttes, et väike leevendus tehti. Ja. Kas me saame midagi muuta ka või that's it? Sa mõtled automaksus? Mis iganes? Mina arvan küll, elu paremaks. Ma arvan, et see automaks, ma arvan, et see muutub ja ma arvan, see registreerimistasu. See on kõige hullem vist isegi. Jah. Sest need summad on... Kust nad üldse tulevad? Valimised on juba järgmine aasta, et selles mõttes ma arvan, see tehakse ümber ja ma usun, et osad erakonnad ka lubavad siis selle. Aga me peame alati ka arvestama sellega, et ega see raha tuleb nii kuskilt. Ma nagu olen mingi valitsuse suuvooder, ma ei taha olla. Aga ma tahan lihtsalt olla nagu piisavalt ka mõistlik, et kuskilt tuleb see raha nii võtta. Et praegu on valitsus ikkagi selles mõttes viinud eelarve ikkagi nii defitsiiti, et... Praegu siis ei hakka uued autod ostma, on ju? Ootame siis natuke veel. Vaata, ma ei saa lubada midagi, on ju, et ma ei tea, kes moodustab uue valitsuse ja kuidas need asjad hakkavad käima. Aga ma tean seda, et ühesõnaga riigi eelarve on defitsiidis ja on päris kohe niimoodi hullusti. Aga ei, selles lahendusi on, et olgu see pangamaks või mis... Pangamaks, jaa. Et kellelt raha võtta pankadelt, et nemad on nagu sellises mingis teises staatuses praegu. Aga jah. Nii, plaan olemas. On ju, meil siin plaan olemas. See läheb tsitaadiks. 5 aastat tagasi pärast kriminaalmeenutust Roosa tahvelarvuti juhtumi tõttu arvati sind abipolitseinike ridadest välja. Mis täpsem on seal juhtus ning kui raske löög see sinu jaoks oli? Ma proovisin ise, ma lugesin kõik artiklid, mis sel teemal, ma ei saanudki aru, mis... Ühesõnaga, see on Roosa tahvelarvuti, see on vist see, mis jääb saatma. Ilmselt mind on ja, et see on selline legend või mis iganes, et kui küsimus on see, et kas ma panin selle oma tasku, siis vastus on ei. Mina tagastasin selle ja ütleme niimoodi, et seal oli selline perfektne kooslus ühe ametniku sellisest, mitte meie läbisaamisest, siis võimuvahetus oli, selles mõttes, et seda oli nagu hea ära kasutada, et see aprilli lõpus just oli see võimuvahetus ja siis seal vastaspoolel oli ka üks politseiametnik siis, kes oli ka ise volikogu liige. Et ütleme, temaga ka meil väga head suhted ei olnud.
noh, see kõik seal jah, sattus niimoodi kokku, aga kahtlustus esitati mulle detsembrikuus ehk siis noh, üldse mingi 7 kuud äkki hiljem sellest. Ja siis pärast seda juhtumit oli veel niimoodi, et Valga vald kaebas siis mind veel või noh, andis kohtusse või noh, esitas nii-öelda siis hagi veel selle tahvelarvuti tõttu, ühesõnaga nagu leidis veel ühe mooduse, kuidas nagu juriidiliselt siis kiusata. Ma nõustusin selle kokkuleppega, mis me tegime selle prokuratuuriga. Oportuniteediga siis lõpetati see asi ära, sest et minul olid, mina olin lapseootel esiteks ja minul olid tulemas siis Riigikogu valimised, et ma tahtsin, et nagu see kõik saaks nii-öelda klaaritud. Aga kui see abipolitseinikest arvati siis välja ka detsembrikuus ja see iseenesest nagu see löök on ju, et see oli ikka pigem nagu raske, mitte kindlasti kerge, miks ta peaks kerge olema, sest et ma olen teinud vabatahtlikku tööd, olin teinud seda äkki 5 aastat või? Jah, 5 või 6 aastat, et kenasti nagu panustanud ja enda arust püüdsin ka nagu seda populariseerida, et selline võimalus on üldse olemas, abipolitseinikuks astuda ja kõike seda teha on ju. Ma tahtsin muidu politseinikuks saada kusjuures pärast keskkooli. No jah, kuidagi selline õiglustunne ja kuidagi oli nagu väga sees, aga siis ma ei teinud kätekõverdusi ära ja siis ma ei saanud sinna sisse kooli. Ja siis ma mitu aastat hiljem nagu leidsin selle viisi, et abipolitseinikuna siis tööd teha ja mulle väga meeldis see ja siis arvati välja, midagi teha pole selles mõttes, et seadused on niimoodi ette näinud on ju. Aga praegu on selline asi, et vahepeal ongi, et ma olin lapseootel, tegelesin rohkem nagu lastega, aga et ei panustanud rohkem oma aega sinna, ma oleks muidu saanud tagasi minna, aga nüüd ma paar kuud tagasi tegin avalduse uuesti ära. Nii et olen naasmas siis abipolitseinike hulka loodetavasti. Nüüd on lubatud või? Ei, muidugi, et see oli see, et kahtlustus esitati, aga mind ei ole kunagi süüdi mõistetud ega midagi, selles mõttes nagu kõik on väga okei. Aga see on jah segane lugu ja selles mõttes ma arvan, see jääbki mind saatma. Kuidas see kõik läks nii off the rails? Mul on endal ka mõned küsimused nagu selle ütleme prokuratuuri tegevuse osas ja mul on, et ma olen samamoodi mõelnud, et mida nagu päriselt taheti. Sest miski ei klappi seal. Jah, ma olen ise mõelnud, et mida nagu päriselt taheti, et kas taheti mingid andmeid nagu sealt kätte saada või mis see päriselt, sest selles mõttes sellele järgnes ka ju minu isale see kahtlustuse. Seal oli kogu saaga. Ühesõnaga see järgnes. Tihtipeale on niimoodi prokuratuuri töös võib olla nagu selliseid kahtlusi, mis on selles mõttes, et see on, olgu ta Kajar Lemberi 9-eurone juukselõikus või midagi muud. Ja seda värvi ei valinud ise. Et prokuratuur nagu rõhutas seda kogu aeg, et roosa tahvelarvuti ja justkui nagu, et põhjendas seda, roosa on naiselik värv ja et sellepärast umbes, ma ei tea, ma ise valisin selle või midagi, sest tegelikult on niimoodi, et see oli see, mis oli saada. Üks oli hall, üks oli roosa. Üks läkski siis politsei, abipolitseinike käsutusse, üks tahvelarvuti ja siis teine jäi meile vallavalitsusse. Mida mina vallavanemana kasutasin siis selle nagu Zoomi kõnede ja asjade jaoks ja e-mail oli see kõik asjad. Korrakaitsespetsialist oli just tööle tulemas, nagu meie kuulutasime selle konkurssi välja ja see tahvelarvuti pidi siis temale minema selleks, et vaadata neid linnakaamerate videosid ja asju. Ja selleks muideks sobib ainult Apple'i arvuti. Ma ei tea miks, aga ilmselt mingid turvakaalutlused, et ei saa kuidagi Androidiga nagu neid linnakaameraid siis ühendada. Jah, aga ma arvan, et see roosa iPad jääb mind niikuinii saatma. For sure, kindlasti. Meil on 15 olemas, aga väga segane lugu. No see isegi minu jaoks võib-olla. 2 küsimust jäänud. Nii, ma võtan selle. Kuidas sa oma kaaslase Siim Sibritsiga kohtusid ja millega ta sind võlus? Kas ja kui kaua ootad juba kihlasõrmust ning millistest pulmadest unistad? Aga see on nii armas küsimus ju, et kuidas ma kohtusin. Minu elukaaslane on politseinik
kõik on seotud. ma ei tea, kui palju sa kuulad neid salajutte ja Kristina Pärtelpoega ja nii edasi. Natuke ikka. Siis ta on nagu, ma alati naeran, kui ta seal oma podcastis ütleb, et tal on mingi värk politseinikega, et talle meeldivad vormis mehed ja nii edasi. Et ta väga palju nagu toob seda välja. Ja. Nii, ja siis ma alati naeran, sest et noh, ma nagu resoneerun, ütleme niimoodi, et selles mõttes jah, mina olin abipolitseinik, tema oli politseinik, ta on instruktor ja siis on väga kena väljanägemisega minu jaoks, ja politsei vormis ja siis ühesõnaga seal me kohtusimegi esimest korda. Et laske tiirus. Ma olin siis, mul oli relvakandmisõigus samuti, kui ma olin abipolitseinik ja siis oli vaja teha neid lasketreeninguid ja muid nii-öelda taktikalisi treeninguid. Nii et sealt me siis suhtlema hakkasime. Niimoodi me kohtusimegi ja siis läks ikka mitu aastat võib-olla aega, kui me siis, ma ei tea, päriselt nagu nii-öelda võib nagu lugeda seda nii-öelda alguseks või ametlikuks alguseks või mis iganes. Kas sa mäletad teie esimest date'i? Kus see oli? No ma ei tea, kas seda võib lugeda nagu päris... Jah, igal juhul selline kohtumine, kus nagu käisime Pärnus pitsat söömas kahekesi Stefanis. Väga. Ta oli seal mingil ühesõnaga treeningul või kursusel või koolitusel. Okay. Ja siis mina olin ka läbisõidul, läksin vist Tallinnasse. Räägime pulmadest. Ja me oleme ka koos patrullis käinud, et väga vahva. Võib-olla. Seda vist enam... Ma ei ole kindel, aga... Selles mõttes väga vahva, et... Aga samas mul seda kogemust ei ole olnud, nii et... No ühesõnaga, see ei ole tegelikult hea tava enam. Okay. Et selles mõttes elukaaslased, et tollal me võib-olla vist ei olnud veel elukaaslased, aga jah, ja siis, et kas ma ootan, ma ei oota, ma nagu ei oota niimoodi, et ma ootan, et kus on kihlasõrmus. Okay. Ma ei oota niimoodi. Me oleme rääkinud küll ja me nagu, ma ei tea, võib-olla peaks ootama, ma ei tea, nagu, ma ei tea isegi selles mõttes, et me oleme nagu üsna avatud ja pragmaatilised ja me saame aru, et pulmad on nagu ülikallid, et kas me tahame nagu, kas me tahaksime, kas meil on vaja seda, kas nagu, et kellele me mida tõestame või ma ei tea. Aga nii veider tegelikult, et Eestis vaata saadakse lapsi, on ja. Et just kui nagu see oleks, ja siis pulmad on nagu, et võib-olla ei taha ennast nagu nii siduda. See on nii veider, tegelikult see loogiline, et me oleme nagu väga seotud ja selles suhtes ei ole nagu mingeid kõhklusi ega kahtlusi. Aga ma ei teagi. Ja me oleme muidu rääkinud küll lihtsalt nagu, aga täitsa nagu niimoodi vabas vormis ja mitte niimoodi, et ma oleks kuidagi survestanud, et selle peame ikka ära tegema või midagi. Aga kui seda kihlasõrmust ei tulegi, kas sa hakkad mingisugust muret tundma? Ma ei usu. Kui ma ikkagi, vaata praegu mul ei ole sellist tunnet nagu, aga võib-olla paari aasta pärast mul on see tunne, ega naised on sellised, et täna on nii, et see pole minu jaoks oluline, aga siis, kui seda ei tule, vaata, siis see äkki nagu muutub minu jaoks oluliseks, et naised on sellised, tähendab, ma nagu ei üldista, et kõik naised on, aga minu meelest on küll see psühholoogiline mäng, et kui seda ei tule, siis ma tahan, aga kui see nüüd järsku tuleb, aga äkki siis ma ei tahagi, nagu, et see on ju täiesti selline, ei no muidugi, kui teha, siis olekski hästi tore nagu teha suur pidu, on ja, aga ongi see, maksab väga palju ja leiame sponsoreid. Kuidagi, niimoodi. Ja siis hakkad nagu kohe, ma ei tea, mis värk mul on, aga ma hakkan kohe nagu kõrvutama sellega, et aga selle eest ju saaks reisile minna selle raha eest. No ja see on tüüpiline, ma arvan ka. Vaata, mitu reisi selle eest saaks teha ja vaata, kui lapsed ka veel on. Aga samas ei pea suurpidu olema, on ju? Jaa, absoluutselt. Et see on jälle teine alternatiiv. Et absoluutselt selline väike, intiimne, armas pidu, et miks mitte? Lähedastega. Miks mitte? Ja siis jääb see perekonna nime küsimus, on ju? Et kas see liitperekonna nimi või mis või et kuidas ma siis Karuse 2-ga saan sõita enam kui... Automärk olemas juba. Ja, just. Ma juba aiman, mis see 50 euro küsimus on. No, see peab olema see. Mis see on? Nii, mis me arvame siin on? No mina arvan, et see on
ikkagi, vaata, siin oli see roosa iPad on ju. Nii. Ja nüüd on see, et mingi häälteostu teema raud. Sest kõik on seotud, on ju, meie mängus ka, nagu Riigikogus. Nii, 3 aastat tagasi mõistis kohus sinu isa süüdi valimisvabaduse rikkumises ja vedelkütuse ebaseaduslikus käitlemises. Millised on pärast seda sinu ja su pere suhted isaga olnud ja kuidas see teid mõjutas? Ja, ei, isaga suhted on head, muidugi. Ja, et selles mõttes see nagu, aga tead, ei, ma arvasin, et see küsimus on. Aga 3 aastat tagasi, kuidas seda mõista, et kas mõistis nüüd süüdi on ju, või siis minu nii-öelda arusaamise kohaselt ikkagi nad tegid nagu kokkuleppe selles mõttes prokuratuuriga. Aga ma ei tea, kuidas see juriidiliselt tegelikult korrektne on, aga ühesõnaga, et seal oli täpselt need mitu asja, mis siin on, ehk siis vedelkütuse müük on ju, ja siis on nagu valimisvabaduse ehk siis häälteost on ju. Need on 2 täiesti erinevat teemat tegelikult on ju. Et ütleme niimoodi, et ühes oleks võinud lõpuni võidelda, aga prokuratuur ei lubanud seda selles mõttes, mis on jällegi nagu selline kaval nagu lõksu püüdmine või võrku püüdmine, et ma võtan nagu natuke siit ja siis ma võtan natuke siit, aga siis neid eraldi nagu ei saa vaielda, on ju, et kui sa tahad, et siis peab mõlemat vaidlema ja mida iganes. Et ühesõnaga jah, aga üldiselt on niimoodi, et demokraatiat mina austan ja kui vaadata üldse, ma ei tea, minu isa häältesaaki või minu enda nagu häältesaaki, siis selles mõttes see häälteostu selline siis nagu süüdistus, see on nagu suhteliselt absurdne ja enne seda prokuratuuri tegevust olid juba igasugused, ma ei tea, kuulujutud, oh jumal, need algasid siis, kui ma tegelikult vallavanemaks mind valiti. Et enne seda oli kõik jumalast košer, jumalast okei oli kõik. Keegi ei kahelnud Allaini häältesaagis kunagi. Kellelgi ei olnud minule mingeid etteiteid. Ja siis, kui mind valiti vallavanemaks, siis läks mingi aeg mööda. Siis oli niimoodi, et siis tuli teie enda väljaande, ma ei tea, kas ta töötab enam või ei tööta, aga vahet pole. Tuli siis Valka jutuga, et tahab Valgast mingit lugu teha, et tuleb siis minu juurde ka, et nii tore noor vallavanem ja et räägime natuke Valga sotsiaalmuredest ja mingist Valga elust üldse. Ja siis andsin toreda intervjuu ja rääkisime ja siis ta helistas hiljem Allainile ka ja siis oli ühesõnaga, siis ta saatis need küsimused, aga ta ei saatnud küsimused, vaid ta saatis nagu loo, juba valmis tehtud nagu loo, mis tal on siis nagu nii-öelda mingi väidetavate allikatega seal mingid kohtumised olnud ja nii edasi. Ja siis oligi niimoodi, et Õhtulehes oli suur lugu, et kuulujutud, et viinapudeli või 10 euro eest saab hääli osta või on ostetud või mida iganes ja siis seal need väidetavad allikad siis rääkisid, et oi, et mina olin nii vaene ja ma ei tea, nõustusin ja mis ja seal oli nii palju segast juttu. Ühesõnaga me siis andsime selle loo nagu, mitte loo, aga selle ajakirjaniku siis kohtusse. Et see oli ka mitu aastat käis seal see kohtusaaga. Aga muidu esimest korda, kui me tulime poliitikasse ehk siis 2017 aastal, siis oli niimoodi, et mu isa sai tõesti rekordharv hääli, mingi 1150 äkki. See oli niimoodi, et Valka taheti teha vangide tugiteenuse keskust ehk siis Valka, mis on Eesti kuritegevuse poolest muideks teine linn kahjuks elanike arvu kohta, taheti teha siis vangide tugiteenuse keskus ilusasse aedlinna ja elanikud siis olid loomulikult selle vastu, et see on meie jaoks ei ole see aktsepteeritav ja siis hakati allkirju koguma ja saadi mingi 5 päevaga üle 1000 allkirja ja siis nagu pöörduti kohaliku linnavalitsuse poole, ta oli toona linnavalitsus. Ja siis olid ka valimised tulemas, ma ei tea, ma ei mäleta poole aasta pärast või mis iganes ja sealt ilmselt ka siis Allaini häältesaak, et tema oli nagu selle eestvedaja, tema siis andis selle linnavalitsusele üle ja nii edasi. Ja 2021 aasta ka ma sain ikkagi rekordarv hääli, et nagu absoluutselt nagu kõige rohkem. Aga pärast seda kõike skandaali
olid ju Riigikogu valimised tulid ju 2023 aastal. Et see skandaal oli siis 2020 aastal lõpus, on ju, siis 2022 aasta see kestis veel ja siis 23 aastal olid Riigikogu valimised, noh, et mind valiti kenasti Riigikogusse, et selles mõttes nagu see, mis räägitakse, et keegi on hääli ostnud ja mis, see on jah, noh, see on ühesõnaga, see tuli minu meelest siis, kui ma sain vallavanemaks, et see tuli nagu siis, et mingit teist nagu nii-öelda relva ei ole meie vastu, et siis on häälteost. Aga iseenesest, kui sa vaatad nagu seda toimikut, on ju, et siis see kindlasti ei ole mitte midagi sellist, et ma tean, mis nagu Narvas tehti selles mõttes. Ma olen mingit Narva toimikut lugenud, et seal võeti bussitäis inimesi, võeti arvuti kaasa, võeti mingid ID-kaardid, võt see on nagu päriselt valimispettus, on ju. Et loomulikult mingi inimese nii-öelda valimisvabaduse äravõtmine, see on kuritegu. Et, aga siit toimikut vaadates siis jah, mu isa tegi oma tuttavale mingi 5 praadi välja. Ma ei tea, see on nii nagu, see oli natuke absurd. Aga jah, et ma ütlen, et ega ta meeldiv ju selles mõttes ei ole ja ma olen ka vaidlustanud neid osasid asju ja olen ka õigust nagu leidnud, et see ei tohiks olla nii lihtne ja milliste tõendite põhjal siis üldse, sest me täna tegelikult ongi lihtsalt üks nii-öelda kohtule, prokuratuur teeb nagu kohtule avalduse, on ju, et mille põhjal siis me võiks kuulata neid kõnesid pealt, et mis on see alus, et on alust arvata, et nemad hakkavad nüüd hääli ostma või manipuleerima või mida iganes. Et mis on see alus ja siis oligi lihtsalt ühe inimese mingid ütlused. Ma tõesti nagu, aga see ongi kõik seotud selles mõttes, et see lugu juba mitu aastat tagasi seal ilmus, on ju, ja ma ei tea, aga muidugi, kusjuures mul on need, või meil on ju need lindistused ka olemas. Selle Õhtulehe loo nagu need allikate lindistused ja seal on siis ühe volikogu liikme hääl nagu peal, et tema küsib nagu. Aga see ongi see sama volikogu liige, kuhu taheti teha seda vanglate tugiteenuse keskust. Et tema majja oleks see teenusena tulnud. Tema jäi sellest ilma. Tema leivapuu oli see. See on üks volikogu liikmetest. Ta täna kusjuures ei ole enam volikogu liige, aga ta muidu, ma ei tea, miks ta ei kandideerinud enam seekord, aga üldiselt jah, et see oli nagu tema leivapuu ja siis leidis need inimesed, kes seal seda juttu räägivad ja kuna see nüüd juhtus äkki nädal tagasi või paar nädalat tagasi, et nüüd on nagu nii-öelda karistusest prii, et käib niimoodi, et võtad selle kriminaalmenetluse, siis läheb ühesõnaga 2 aastat vist peab mööda minema või mäletagi. Ühesõnaga, jah. Praegu kõik on hästi, kõik on minevikus. Ja. Elame edasi, liikume edasi. Jah, aga loomulikult ega see meeldiv ei ole selles mõttes, et ega inimese tervis maksabki kõige rohkem ja seetõttu ka oli ka mõistlik see kokkuleppega siin nagu teha. Et aga nagu ma enne ütlesin, et ega neid ei lastud ka nagu niimoodi vaielda. Tegelikult selle häälteostu asja raudselt oleks võinud ära vaielda. Mis asja? Et mis asi see on nagu päriselt ka, sa annad nagu inimesele telgis pastaka ja ütled, et palun hääleta minu poolt ja siis uurijad vaatavad sellise nagu, päriselt ka ütled nii või? Siis vaatad, et kas te nagu üldse midagi tajute nagu valimistest, valimiskampaaniast, et mis ma siis ütlen seal telgi all, et ma ei tea, hääletage kellegi teise pool, et see on ju täiesti normaalne, et ma teen kampaaniat, ma annan oma flyeri, ma tutvustan oma, ma ei tea, seisukohti, kas te valima lähete, valige mind või mis iganes nagu selles mõttes, et või mida mina rohkem kasutan on see, et minge lihtsalt valima, et vahet pole, et kas mind või kedagi teist jumala eest, et minge lihtsalt valima, et see on lõpuks juba selles mõttes tema otsus ju, keda ta ja võib-olla enda kohta ongi vaata imelik öelda, et valige mind. Samas kõik et väga palju häid kandidaate on, aga minge valima lihtsalt, on ju, et seda ma olen nagu rõhutanud. Meil on 50 olemas. Mis tähendab, et meil on kõik küsimused vastatud. 150 eurot olemas. Ja nii. No nii. Vau. Suur aitäh. Aitäh. Marko Tasane. Ja.
jah. aitäh, et vaatasite. Tšau, näeme varsti.